Varraku audioraamat esitleb Andrus Kivirõhk, Ivan Orava mälestused ehk minevik kui helesinised mäed. Loeb Andrus Vaarik. Head kuulamist! Minevik kui helesinised mäed. Ivan Orava mälestused. Esimene osa. Esimene peatükk. Eesti Vabariik. Olen juba vana mees ning elus palju näinud. Üha vähemaks jääb minusuguseid. Kas ei ole seega lausa mu püha kohus sulg pihku haarata, et panna kirja seda, mis tänaseks unustuse hõlma on vajumas? Õpetuseks noortele ning meenutuseks vanadele. Enne seda, kui elukutselised ussid ja röövmõrtsukad Eestimaa ära jagasid ning meile ora ihusse pissid, õitses Maarjamaal õnn. Oli Eesti Vabariik. Palju aga on alles neid, kes tol ajal elasid ja kellel meeles need hõbedased ning kuldsed päevad, mil igal ööl kostis kuu pealt viiulihelisid ning isegi kase otsas kasvasid õunad. Sellepärast jutustangi ma paari sõnaga tolleaegsest elust. See oli aeg, mil loomad ja linnud veel rääkisid. Alles Vene sõduri kirsa sulges nende väetikeste suu. Eesti Vabariigi ajal võis igaüks öelda, mis tahtis. Tihti nähti ulitsel lõbusalt vesteldes jalutamas hunti ning voona. Kõik olid omavahel sõbrad. Iga kodanik tundis teist nägupidi ja tänaval anti üksteisele lakkamatult kätt. Ning mitte ainult. Mäletan kord, kuidas Tallinnas Harju tänaval astus mu ligi keegi mees, võttis kingad jalast ning ulatas need naeratades mulle. Mis te nüüd, hüüatasin mina? Võtke, vastas mees. Te meeldite mulle. Teil on nii lahke ilme. Tänasin liigutatult ja vahetasin vanad kingad uute vastu. See episood näitab kujukalt, millised olid Eesti Vabariigi päevil suhted isegi võhivõõraste inimeste vahel. Presidendiks oli sel õnnistatud ajal Konstantin Päts. Ta oli tõeline rahvamees ning tema kodu oli igale eestlasele alati avatud. Ka mina käisin seal sageli. Inimesi oli Pätsi juures iga kord mordu, aeti juttu, mängiti koroonat ja piljardit, noored armunud korraldasid Pätsi pool salaja kohtumisi, värsked abielupaarid, mesinädalaid. Iga inimese jaoks jätkus Pätsil häid sõnu, lahkeid pilke ning ahjupraadi. Ise käis ta rahva hulgas tillukese lapiga ringi, pühkis siit, kohendas sealt. Pätsi korter oli alati piinlikult puhas. Mõnikord ratsutas Pätsi juurde sisse ka kindral Laidoner. Siis eraldusid nad kahekesi kuskile nurka ja pidasid nõu, kuidas vapsidest jagu saada. Ei põlatud ka külaliste arvamust küsida. Arupidamine käis suure hoo ja tulisusega ning lõppes viimaks alati sellega, et vapside juht Artur Sirk pea ees aknast alla visati. Vahel sõitis Tšaikaga Tartust Tallinna 3. Eesti Vabariigi suurmees Jaan Tõnisson. Ta oli väga lõbus sell, koguni väike viinanina. Kui ta napsis oli, jagas ta tänavail kõigile šokolaadi. Kuna Tõnisson elas Tartus, oli ta väga tark ning oskas isegi liblikate keelt. Vabal ajal oli Tõnisson ametis postimehena. Samas ei tähenda kogu see ilu seda, nagu poleks Eesti Vabariigi ajal tööd tehtud või vaeva nähtud. Nähti küll ning töötati isegi öösel. Mitte sellepärast, et keegi oleks sundinud. Lihtsalt taheti teha. Mäletan oma õnnist isa. Juba 1. jaanuari ööl hakkas ta tööga pihta ja rügas hommikuni. Öösel kuulen, isa vähkreb voodis. Mis sa teed, taat, küsisin. Näe, himu on tööd teha. Ei jõua kevadet ära oodata. Lähen, panen kohe kartulit maha, vastas taat. Nii oli igal öösel ja juba 6. jaanuariks olid isal kõik aasta tööd tehtud ning ta läks uue jõulupuu järele. Tööd tehti ka mujal, isegi kultuuripõllul. Kõige usinamad olid Tammsaare, Andres ja Pearu. Karl August Hindre ütles mulle kord naljatades, et kui need 3 juba kultuuri tegema hakkavad, ei siis teised järele jõua. Karl August Hindrei ise tegi samuti väga palju tööd. Tema vanaisa oli Peeter Suure moorlane.
nii olid lood Eesti Vabariigis. Päevade ööde kaupa muhtav töö muutis meie riigi jõukaks ning me võisime endale lubada nii mõndagi. Ja mitte ainult endale. Ka vähemusrahvustel oli Eestis antud vabad käed. Kui ikka mõni mustlane soovis hobust varastada, ei pannud seda keegi pahaks. Kui tartlane sõi toorest koera, ei kutsunud keegi politseid. Seda sellepärast, et kõigil rahvakildudel oli Eesti Vabariigis kultuuriautonoomia. Kogu selle idülli litsus laiaks Vene elevant. Aga see on juba järgmise peatüki teema.